tere rahvas! Käes on juuli, mul pole ammu ühtegi videot välja tulnud ja nüüd on aeg minu uue video jaoks. Seekordses videos te näete, mis ma tegin selle aasta mais. Peamised märksõnad on loov praktiline lõputöö, kodu ja uus metsasarv. Alustame siis sellest, et mai alguses oli meil kuldsete lehtritega üle pika aja väike esinemine ja me käisime siis esinemas Salmel ühtedele talgulistele. Aitäh kutsumast ja oli väga tore jälle koos mängida üle pika aja. Loov praktilise lõputööna ma tegin siis Orissaare muusikakooli puhkpilliõpilaste kevadkontserti. Seal astusid üles siis solistid, ansamblid ja orkester. Vaatame siis kõigepealt paar solisti ehitust. Järgmisena vaatame paar ansambli esitust. Ja viimaseks vaatame orkestri esitusi.
mai alguses oli ka Eurovisioon ja seekord ma vaatasin Eurovisiooni taas kord Viljandis. Ja enne seda Eurovisiooni vaatamist ma käisin pitsat söömas. Viljandis on ühes kohas, ühe platsi peal tore pitsakiosk ja selle nimi on siis Pizzeria Pantaloon. Väga soovitan. Väga head pitsad on seal ja toredad inimesed teevad seda. Nii et minge vaadake järgi. Ja mis veel mai alguses toimus, meil oli laulupeo teine eelproov ja siin on siis üks väike pilt sellest. Maikuus toimus veel nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Näiteks ma kaitsesin enda loovpraktilist lõputööd ja kuidas läks, sellest saate teada järgmises klipis. Hei hoo, täna on 26. mai ja täna on minu viimane koolipäev. Ma tegin kaitsmise ära ja nüüd ootan lõpptulemust. Umbes 15 minuti pärast peaks see teada olema. Vot. Ahoi, täna on päev peale kaitsmist. Eile oli mul peale kaitsmist prammi peale kiire, siis ma ei jõudnud seda videoklippi teha ja õhtul ma olin väga väsinud. Igastahes kaitsmine läks mul suurepäraselt, tulemus on A. Siinkohal tänan enda lõputöö juhendajat Marko Mägit, kõiki enda õpilasi, lapsevanemaid, taustajude Toomas Eriksoo, Olev Müür, Marju Müür, Orissaare kultuurimaja, Orissaare muusikakool, Orissaare noortekeskus, Igor Raadel ja kõiki kaasaelajaid, publikut. Aitäh teile! Ilma teieta poleks seda suurt tööd juhtunud. Aga täna oleme hoopis teisel lainel, sest täna hommikul tõi kuller ühe paki. Kui te mäletate, siis novembrikuus enda sünnipäeva ajal ma tegin üleskutse, et kogun raha uue metsasarve jaoks. Ja üllatus, üllatus, täna jõudis uus metsasarv kohale. Tänan kõiki toetajaid. Ma olen lihtsalt ülimalt tänulik teile. Aga nüüd arutame siis paki lahti.
teeme siis natuke pillivõrdlust. Alustame vanast pillist ja kõigepealt proovime lahtiseid toone. Jah. Võtame siis uue pilli. Igastahes üks suur pluss selle pilli juures on see, et sellega on palju mugavam mängida. See on esiteks mugavam käes hoida. Sellel teisel pillil need klahvid on kuidagi kaugemal ja siis on juba ebamugav. Aga selle on väga optimaalne. Ja see ei koli siin hirmsasti kui see vana pill. Võtame ühe etüüdi. Vaatame, kuidas etüüd kõlab. Kõigepealt vana pill ja siis uus pill. Uus pill. Ja viimaseks võrdlusasjaks võtame siis ühe tuntud meloodia, Mu mütsilong on nurka või mis, kuidas keegi seda teab. No kokkuvõttena ma ütleks, et see oli seda väärt. See pill kõlab esiteks lahtisemana, sellega on mugav mängida ja häälestub paremini. Veel kord aitäh kõikidele toetajatele ja kohtume õige pea. Nii, ja kuna ma olen õpetaja, siis kevad on õpetajatel ikka siuke tihe, et kui on tublid ja aktiivsed õpilased, kes käivad konkursitel ja saavutavad häid tulemusi, siis on igasugused vastuvõtud ja nii edasi. Ja see maikuu sain ka mina käia vallavanema vastuvõtul tänu sellele. Kuna minu õpilane esindas Saaremaad vabariiklikul konkursil parim noor instrumentalist 2020
3, siis täna on minek Saaremaa vallavanema vastuvõtule. Mina siis muidugi lähen juhendaja rollis. Et üritan seal mõned pildid teha ja teile seda meeleolu näidata. Olen kodus tagasi ja ütlen, et seal vastuvõtul polnud eriti midagi filmida ja pildistada. Jagati tänukirjad ära ja peale seda oli siis väike söögilaud. Rabarberi muffin ja maasikat šokolaadiga ja väike jook. Aga ma näitan siis teile seda tänukirja, mis ma sain ja see on siis kõik. Hei! Täna ma mõtlesin, et ma hakkan teid edaspidi kursis hoidma ka sellega, millega ma toimetan kodus. Alustame siis sellest nädalavahetusest. See nädalavahetus ma pügasin siis seda sarapupõõsast, mis siin on. Ja tulemuseks on siis hunnik oksi. Üks väike hunnik on seal. Ja siis siin on üks suurem hunnik ja seal on üks suurem hunnik. Ja siin on siuksed korralikud jämed. No vaadakene. Korralik sarapuu. See on ikka puuna. Ja siis seal tagaplaanil on minu ja mõne meie abilise eelmise suve projekt. Harvendasime seal metsa ja seal on suur oksahunnik ja suur puudehunnik, mis ootavad saagimist. Ja muidugi siin on veel seda võsalikkust päris palju. Et toimetamist on, aga noh, nüüd see mets saab siin kõvasti kasvada. Siuke täitsa metsa moodi kohe. Enne oli puhas võsa siin. Ja siis sai nädalavahetusel maha võetud veel üks kirsipuu, mis oli täitsa ära kuivanud. Siin on tüvi ja oksad ja siin on veel väiksemad oksad. Ja nüüd vaadake, mis õite ilu siin on. Õunapud õitsevad, kirsid õitsevad, kõik õitseb täiega siin. Nii ilus on vaadata. Selline meie paradiis on. Kuna meil on pigem siuke kivine maa, siis me oleme hakanud viimastel aastatel rohkem permakultuuriga tegelema. Ja kommenteerige video alla, mis siin heina all meil kasvab. Ja me oleme siukest taaskasutust teinud, vanadest lauast teinud permapeenrad ja kasvab suurepäraselt. Sinna alla sai pandud oksapuru, siis hein ja kõige peale siis muld ja kasvab mühinal. Ja siis siia peale muudkui niidame mulčiks muru. Meil on koguriga muru niiduke, siis see värske muru tuleb siia. See siis hoiab niiskust ja nii edasi. Aitäh vaatamast, kui teile meeldis, siis palun laikige, jagage, kommenteerige. Kui te ei ole veel minu kanalit tellinud, siis palun tehke seda, olen teile äärmiselt tänulik. Ja olge muhedad.